بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Täna on siis meil inshallah eesti keeles loeng, kus me võtame kokku sellised põhilised asjad, mida peaks Ramadani paastu kohta teadma. Alustades kavatsusest ja kõikidest muudest asjadest kuni jõudes selleni, mis siis seda paastu tühistab. Neid asju on päris mitmeid ja võtame hästi kokkuvõtlikult lihtsalt need põhilised asjad läbi. Et inshallah meie paast oleks siis ka vastuvõetav, sest see Ramadani kuu paastumine on üks suurimaid Allahi teenimise tegusid ja see on ka islami üks 5 sambast, nagu me kõik teame. Ja see on kohustus siis igale moslemile, kes vastab nendele tingimustele, mis selle kohustuslikuks teevad, sellest ka räägime inshallah. Ja selleks korrektseks täitmiseks on vaja nii teadmisi kui ka siirust. Et see on tähtis, et me ka teame, et kuidas paastuda, mis on need reeglid. Ja inshallah sellest käsitlemegi selles loengus Ramadani paastumise seda fiqhi, islami reegleid, sealhulgas paastumise tingimusi, sambaid, paastu tühistajad ja siis ka kui jõuame mõned levinud küsimusteni ka, aga tugineme siis muidugi Koraanile sunnale ja tugevaimate selliste õpetlaste seisukohtadele. Et mitte alati, aga paljudes asjades on erinevaid arvamusi, et valime siis välja sellised tugevamad inshallah. Ja see teadmine on vajalik kõikidele moslemitele, et paastuda viisil, mis on Allahi meelepärane ja kooskõlas siis prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam õpetustega. Ja palun, et Allah aitaks meid nende teadmiste omandamisel ja aitaks meid ka nende rakendamisel. Aamin. Paastu definitsioon, selle keeleline tähendus tähendab millestki hoidumist. Ja Koraanis on näiteks seda Jeesuse, Isa alaihissalam, ema Maarja või Marjami kohta alaihissalam on öeldud, kasutatud sõna saum, kus siis Maarja või Marjam ütles, ma olen andnud tõotuse halastajale paastuda. Seepärast ei räägi ma täna kellegagi. Et see saum, see paastumine on siis selle tähendusega, et hoiduda millestki ja siin selles kohas oli siis rääkimisest hoidumist tähendas selles värsis või salmis. Ja islami seaduses siis defineeritakse paastumist järgmiselt. See on Allahi teenimine hoidudes kõigest, mis paastu tühistab. Alates siis tõelisest koidikust kuni päikese loojanguni ja siira kavatsusega. Ja siis 4 peamist aspekti on siin. Allahi teenimine, paastumine ei ole lihtsalt füüsiline tegevus, vaid see on ibada, Jumala teenimine, mille eesmärk on siis otsida Allahi headmeelt, rahulolu. Ja see on hoidumine, siis teine osa, tähtis osa on hoidumine kõigest, mis paastu tühistab. Ja see hõlmab toitu, jooki ja muid paastu rikkuvaid tegureid, millest inshallah räägime lähemalt. Ja siis paastumise ajavahemik on alates tõelisest koidikust kuni päikese loojanguni. Ja siin ka väike tähelepanek, et vahepeal oli ka selline arutamine, kus arutati ka neid palveaegu ja Eesti Islamikeskuse juhatus otsustas ka siis, et kõigepealt üks asi oli, et see magribi päikese loojangu aeg oli natukene ebatäpne. Neid, kui vaadata ka mingid ilm.ee ja selliseid teisi lehti, neid päikese loojangu aegu on erinevatel lehtedel. Ja et olla nii-öelda kindel, et me ei lõpetaks paastu varem, kui on lubatud, siis otsustati võtta selline hilisem aeg, et seal on 2-3 minutit on see vahe. Et inshallah tulevad ka uued need graafikud selle kohta. Ja teine asi on see fajri koidiku siis aeg. Et seal on ka erinevad kalkulatsioonimeetodid, mille kohta on erinevad arvamusi. Ja ma väga süvitsi sellesse ei lähe, aga peamisel on sellised 18 kraadi ja 15 kraadi, kus päike on allpool seda horisonti. Ja seni on see palveaegadel kasutatud meetod olnud 15 kraadi. Aga talvisel ajal nüüd, Ramadan ei ole olnud tegelikult meie enamuse sellisel praktiseerimise ajal ei ole olnud sellisel talvisel ajal. Võib-olla mõnel on, kes vanemad on. Aga varasemalt kasutati 15 kraadi, mis nagu ei olnud probleemne, aga nüüd ei pruugi see olla enam täpne paastu alustamiseks. Mistõttu see palveaeg selle graafiku järgi, mis meil on olnud, alhamdulillah 15 kraadi ja mis tuleb edaspidi, palvetamine, fajri palvetamine selle ajal okei, aga soovituslik, et olla nagu kindel, et paast oleks ka kehtiv,
25 minutit umbes enne seda siis mitte süüa ei juua. Seda ei saa öelda täpselt, et see on kohustuslik seda teha, aga see on nagu soovituslik, et see oli ka prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kaaslaste tava, et kui nad ka ei teadnud täpselt näiteks, millal on fajri aeg, et näiteks ilmastiku tõttu või millegi pärast, et siis nad pigem näiteks lükkasid fajri palvest natukene edasi, et olla kindlad, et fajri aeg on tõesti saabunud, et lähtame sellest. See oli selline väike kõrvalpõige, aga tähtis teave siiski. Nüüd paastumise ajavahel sellest räägin, kavatsus on tähtis niia ja et me ei tee seda lihtsalt harjumusest, sellepärast et teised teevad, ma teen siis ka, või tervislikel põhjustel, et näiteks kaalust alla võtta, muul moel nagu see pikaajaline paastumine, nagu inglise keeles intermittent fasting on väga populaarseks läinud, et vastavõttena me võime nagu saada kasu sellest paastust ka tervisele, aga see ei peaks olema kunagi meie esimene eesmärk. Ja Koraanis, sunnas on tõendeid mitmeid paastumise kohta. Kõige levinum on, kus Allah ütleb Koraanis, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Teile, kes te usute, on paastumine kohustuslikuks tehtud, nii nagu see oli tehtud kohustuslikuks neile, kes olid enne teid, et te võiksite saada jumala kartlikeks. Et see takva jumala kartlikkuse saavutamine, selleni jõudmine on siis see, miks me paastume tegelikult, selle pärast. Ja samuti on prohvet sallallahu alaihi wasallam öelnud paastumise tähenduse kohta, et as-siyamu junna ehk paastumine on kilp. Ja see tähendab, et paast kaitseb siis inimest pattu, tema enda ihade ja lõpus ka selle džihannami põrgutule eest, kui inimene siiralt ja õigesti paastub. Ja kokkuvõtlikult siis Ramadan ei ole lihtsalt nälgimine või janu kannatamine, see on jumala teenimine, mis nõuab siirust, enesekontrolli ja allumist või alistumist Allahile. Mis tähendab islam tähendabki alistumist Allahile ja see on siis võimalus puhastada oma südant ja suurendada seda jumala kartlikkust, seda takvat, nii nagu Allah on meile Koraanis õpetanud. Nüüd paastumise sambad. 2 põhilist sammast on islami järgi paastumisel. Esimene on kavatsus, an-niyya, ja teine on siis hoidumine kõikidest paastu tühistavatest asjadest. Araabia keeles selle nimetusel mufattirat on siis see, mis iftar, mida me kõik kasutame, on ju see, kus me paastu lõpetame, see paastu lõpetamiseine. Ja al-mufattir on siis see, nagu mis paastu lõpetab või tühistab tegur või asi. Nüüd kavatsus paastumises, see on väga tähtis tingimus, et paast oleks kehtiv ja vastuvõetav. Ja kui kavatsus puudub, ei ole paast aktsepteeritud, et kavatsus Ramadani paastumiseks tuleb siis teha enne fajrit kohustuslike paastude jaoks, nagu näiteks Ramadani paast, mis on kohustuslik loomulikult. Ja selle kohta ütles prohvet sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama min al-layl fala siyama lahu. Kes ei tee paastukavatsust öisest ajast või öösel, sellel ei ole paastu. Ja need on erinev arvamus selle kohta, et kas nüüd peaks iga öö tegema, iga öö enne koidikut tegema, piisab ühest korrast, siis korrektse on tugevam arvamus, Allahu a'lam, mis on ka Sheikh ibn Bazi ja Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah arvamus, on see, et piisab ühest kavatsusest kuu alguses, mis kehtib terve kuu jooksul. Et näiteks, kui me alustasime esimest paastu, enne koidikut siis tegime kaasus, et ma paastan nüüd terve Ramadani kuu. Aga seda tuleb uuendada juhul, kui paast katkeb. Näiteks, kui inimene haiguse tõttu või reisimise tõttu või naiste menstruatsiooni tõttu katkestab mõnel päeval paastumise, siis tuleb seda kavatsust ka uuendada. Nüüd, kavatsuse väljaütlemine, ka tähtis teema, ei puuduta ainult paastu, aga ka teisi aspekte, palvetamist ja kõike muud. Kavatsuse koht on siis süda, mitte selle keelega väljaütlemine. Selle väljaütlemine on siis selline negatiivne uuendus, araabia keeles sõna bid'a, ja ei ole ühtegi autentset hadiiti, kus prohvet sallallahu alaihi wasallam või tema kaaslased oleksid paastukavatsust verbaalselt siis väljendanud või välja öelnud. Ja kavatsus islamis on siis alati Allahi teenimisel südames. Näiteks palvetades samamoodi, me ei tõuse palvuses või enne palvust ja ei ütle kõva häälega välja, et ma nüüd palvetan 4 rakaat tuhuri palvust, zakati andes, sadakate almust andes, kõike muu palverännaku juures. Palverännaku juures teatud erinevus on,
kus öeldakse umra ja hadži juures öeldakse ka natukene midagi välja, aga see on nagu selline pigem ära. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ütles, et kavatsuse väljaütlemine uuendus ja mitte ükski 4 koolkonnast, meil on siis 4 fiqhi koolkonda, meil on Maliki koolkond, Shafi'i koolkond, Abu Hanifa koolkond või Hanafi koolkond ja siis Hanbali või Ahmad ibn Hanbali koolkond, mis tegelevad siis islami seadustega. Ja siis keegi nendest ei pooldanud või pidanud seda kohustuslikuks, et peaks välja ütlemisega. Nüüd hoidumine paastu tühistavatest asjadest, see tähendab siis paastumine, nagu ma ütlesin, et tähendab siis kõigest hoidumist, mis paastu tühistab alates tõelisest koidikust kuni päikeseloojanguni. Ja siis söömine, joomine, samamoodi intiimsuhted abikaasade vahel on lubatud ainult öösel, kuid see peab siis lõppema tõelise koidiku saabudes. Ja paast siis, kui inimene on alustanud, peab siis kestma päikeseloojanguni. Siin on üks värss, hadiit, mis salm. Mõned asjad võib-olla, mis ei ole niivõrd tähtsad. Ma võtan nagu lühemalt kokku, sest algselt ka oli, kui ma seda loengut ka koostasin, siis minul oli informatsioon, et Magribi ja Isha vahel jäetakse 2 tundi, aga lõpuks ikkagi jääb see 90 minutit, ehk siis ei ole see loeng nii pikk, kui ma esialgu lootsin seda koostades. Ehk siis 2 põhialust: kavatsus ja hoidumine paastu tühistavatest asjadest. Ja kellele on siis kohustuslik paastumine üldse? See on hästi tähtis, et millal saab, mis on need tingimused, mis teevad selle kohustuslikuks inimesele. Ja on 6 tingimust ja kui üks neist puudub, siis paast ei ole kohustuslik või seda saab edasi lükata. Kõige esimene tingimus on siis islam, et inimene on moslem. Ehk siis paastumine on kohustuslik moslemitele ja see ei ole vastuvõetav, kui seda teeb keegi, kes ei ole moslem, kes ei ole võtnud seda usku vastu. Sest see on Allahi teenimine, see on ibaada, Jumala teenimine, mis nõuab siis usku Allahisse. Ja kui mitte moslem siis paastub, siis Allah ei võta seda vastu seni, kuni ta võtab vastu islami. Ja nüüd samas kui keegi hakkab moslemiks Ramadani ajal näiteks, et siis peaks ta alustama koheselt paastumist. Aga neid eelnevaid päevi ei ole tal vaja järgi teha siis eelnevaid paastupäevi. Et see oleks ka mõistlik, et kujutage ette, et keegi näiteks hakkab moslemiks 60-aastaselt ja kui ta peaks tegema kõige, ma ei tea, 50 aastat näiteks või millal täisealiseks sai, näiteks 45 aastat, tegema kõik need paastud järgi. Et alhamdulillah, et meie usk on mõistlik, ratsionaalne ja Allah ei tee asju meile keeruliseks. Ja see on ka, selle kohta on ka edastatud araabia keeles on sõna ijma' ehk konsensus 4 islami õiguskoolkonna selle madhabi vahel. Need on ühiselt nõus, et paastumine ei ole kohustuslik uskmatule ja siis ei ole ka tema jaoks kehtiv, seni kuni ta islami vastu võtab. Teine tingimus on terve mõistus, al-aql. Ja prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles, rufi al-qalam an 3, 3 pealt on sule pealt tõstetud, mis tähendab, et nad ei ole vastutavad oma tegudest või nendelt neid ei võeta vastutusele. Anin na'im hatta yastayqid, magaja kuni ta ärkab, wa anis sabi hatta yahtalim ja laps kuni ta jõuab puberteediikka, wa anil majnun hatta yufiq ja hullumeelne kuni tema mõistus taastub. See on selline väga ligikomne tõlge. Ehk siis inimene, ma ei tea, mis see nagu kõige korrektsem või parem sõna oleks, aga inimene, kes ei saa aru, mis tema ümber toimub ja ta ei saa ka endaga hakkama ja ta on nagu väga tugeva vaimse puudega, kus inimene ei saa, ta ei saagi aru, mis temaga toimub, tal on pidevalt abi vaja ja siin on see, kes õigab selle alla siin, et selline inimene ei pea paastuma. Ja subhanallah, kõik need inimesed, kes näiteks ei suuda paastada, nad ei tea, mis nende ümber toimub, nad ei pea palvetama. Aga me teame, et Allah on
kõige õiglasem ja kõige targem. Ja ta teab täpselt, et kui see inimene oleks olnud terve mõistusega, Allah teab täpselt, et kas see inimene oleks paastunud, kas see inimene oleks palvetanud. Et selles mõttes Allah ei tee kunagi mitte kellelegi ülekohut. Ja ka selle inimese lõpptulemus ei saa olema kuidagi ülekohtune, et mis iganes see saab olema. Kolmas tingimus on puberteet, ehk et lapsed ei ole kohustatud paastuma, kuid neid võiks julgustada siis paastuma. Et see ei ole kohustuslik lastel enne puberteeti, aga kui nad on füüsiliselt võimelised, kui see ei tee neile mingit kahju tervisele, et siis see on nagu julgustatud või soovituslik on julgustada neid siis paastuda. Ja puberteedi tunnused, neid on mitmeid, aga mida kindlalt öelda on, et iga 15-aastane, kes on siis, ma mõtlen ka just seda kuukalendri järgi, seda hijri kalendrit, kes on 15-aastane, siis tema on juba kindlasti jõudnud puberteedi ikka, aga teatud nende tunnuste põhjal võib ta sinna jõuda ka varem. Ja see on ka selles mõttes ka vanematele tähtis, et kui laps on juba 16-aastane näiteks, siis ta peaks juba paastama terve Ramadani siis tavalisel moel, et mitte näiteks ainult mõned tunnid. Ja seda me saame ka näha, et kuidas prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kaaslased õpetasid oma lapsi paastama, et nendel oli ka kombeks harjutada oma lapsi paastama juba enne puberteeti. Ja üks sahabija, üks siis naine prohveti sallallahu alaihi wasallam ajal, Rubei bint Muawid radiallahu anha ütles, et mille tähendas on, et me panime või me laskisime lastel paastuda ja me andsime neile mänguasju, et neid siis selle paastu lõpetamise eineni lõbustada, vaid neid hoida nagu siis millegagi hõivatud. Ja praktilised nõuanded siis lapsevanemale on see, et julgustage lapsi paastama osaliselt, enne kui nad tervet päeva paastuvad. Ja kindlasti ärge sundige lapsi paastama, kui see nende tervist kahjustab. Et selline mõistlikkus käib asja juurde. Aga see ei ole ka sama sellegi lapsevanema puhul lapse suhtes õiglane, kui näiteks ta ei räägi Ramadanist talle mitte midagi, ta ei julgusta, ei kutsu üles teda paastuma enne seda, kui ta jõuab siis selle puberteedikka. Nüüd ta peab alustama seda niimoodi, et tal mingi igasugune varasem kogemus puudub. Peab terve pika päeva siis paastuma, kui ta on jõudnud sellesse ikka. Et parem on niimoodi harjutada varakult. Samuti püsiv elukoht on see üks tingimus, et kui inimene reisib, siis ta ei ole kohustatud paastuma. Allah ütleb selle kohta Koraanis: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ja kes on haige või reisil, siis ta võib paastada muudel päevadel. Või siis paastuda muudel päevadel nüüd järgi, tähendus siis. Ja sunnast on samamoodi selle kohta tõend, et prohvet sallallahu alaihi wasallam reisis ja mõnikord ta paastus, mõnikord katkestas paastu. Seega, kes tahab, võib siis paastuda, kes tahab, võib paastu katkestada. Et kui reisimine on lihtne, keegi läheb bussiga Tallinnast Tartusse näiteks sõidab, reisimise tingimused on täidetud rohkem, kui on see miinimum, see distants kaetud, et siis ta võib istamärgi paastu katkestada. Aga kui selles ei ole mingit raskus, siis tal on parem paastuda, et Ramadani kohustus kiiremini täita. Samas kui paastumine on keeruline raske ja tänapäeval ka võib seda juhtuda, see tähendab, et üldse ei ole mingit raskusi reisides. Kui me kuskile kaugemale reisime näiteks, võib-olla märkame üles mingi kell 3 hommikul, sõidame kuskilt väljaspoolt Tallinnas, sõidame lennujaama, näiteks lend läheb mingisugune kell 7 hommikul, mitu lendu on, võib-olla rohkem 24 tundi on inimene ärkvel reisi ajal ja tal on teatud raskused, mis sellest tekivad ja tal on siis parem sellisel juhul paast katkestada, kui see talle raskusi põhjustab. Ja see arvamus siis on Sheikh Ibn Bazi ja Sheikh Ibn Uthaymeeni arvamus. Füüsiline võimekus, inimene peab olema füüsiliselt suuteline paastuma, ehk siis kes ei suuda paastuda, näiteks tõsise haiguse puhul, tõsise haiguse tõttu, mis muudab paastumise tervisele kahjuliks, siis ta kohustuslik selleks.
seda tegema ja samuti kui äärmuslik nõrkus, mis näiteks vanematel või väga eakatel inimestel tekib, et kus ta lihtsalt ongi nagu niivõrd nõrk füüsiliselt, et ta ei suudagi paastuda. Siis ajutiselt haige inimene, kes saab mingi hetk terveks, peab oma paastupäevad hiljem järel tegema, aga püsivalt haige inimene, krooniline haigus, mis takistab paastumist või eakas, kes ei suuda üldse paastuda, peab siis maksma fidyat, mis on siis toitma iga vahele jäänud päeva eest ühte vaest inimest. Ja selle kohta on ka siis konsensus edastatud islamiteadlastel, et need siis, kes ei suuda paastuda püsivate terviseprobleemide tõttu, peavad toitma vaeseid selle arvelt siis. Samuti tingimuseks on puhtus menstruatsioonist ja sünnitusjärgsest veritsusest. Naine ei tohi paastuda, kui tal on menstruatsioon või sünnitusjärgne verejaoks ja siis paast tuleb hiljem järele teha, aga palveid teatavasti siis ei tehta järele ja selle kohta ka Aisha radiallahu anha ütles, et kunne nu'maru bi qada'is sawm, meile kästi teha järele paast, va la nu'maru bi qada'is sala, aga meid ei kästud teha järgi palveid. Nüüd, kui naise menstruatsioon lõpeb enne fajrit öösel, siis ta peab paastama, isegi kui ta ei ole veel teinud täielikku puhastust ehk husselit, täielikku siis suuremat rituaalset puhastust. Ja kui menstruatsioon algab enne maghribit paastumise ajal, siis see paast muutub kehtetuks. Isegi kui näiteks 5 minutit enne päikese loojangut algab menstruatsioon, siis tuleb see päev siis hiljem järgi paastuda. Aga need on siis mõned sellised, või need 6 tingimust siis kokkuvõtlikult. Mõtlen, praegu on meil, palju meil aega on, tõenäoliselt 7 minuti pärast peaks olema täna. Võtame niimoodi lühidalt siis kokku ka need asjad, mis rikuvad paastu. Et tahtlik söömine joomine, mida me kõik teame, et see on kõige tavalisem. Et kui inimene tahtlikult sööb või joob ramadani ajal, siis paast katkeb ja see päev tuleb järele. Ja mis on ka suur patt ramadani ajal, siis süüa või juua. Nüüd, kui inimene joob või sööb näiteks teadmatusest, et ta arvas näiteks, et õige aeg oli või kokkuvõtlikult, et kui inimene sööb või joob sellises tõelises teadmatuses, kuid olukorras, kus reegel on laialt teada, et teatud reeglid, teatud asjad, iga inimene, iga moslem peab nii palju vaeva nägema, et teada, et ramadani ajal ei tohi süüa ja juua. Kui ta ei tea seda, siis sellisel juhul ta ei ole vabandatud. Et see on nagu nii selline baasteadmine, mida iga moslem on kohustatud teadma ja siis ta peab selle paastu järele tegema. Ja samamoodi tahtlik vahekord ramadani päeval ja see on kõige tõsisem paastu tühistav tegu. Sest kui inimene astub vahekorda ramadani ajal päevasel ajal, siis tema paast on rikutud, tühistatud ja ta peab selle järele tegema. Ja samuti ta peab tegema sellise suure patulunastuse, mis on siis tavaliselt tänapäeval on selleks see, et inimene peab 2 järjestikust kuud paastuma, mis on hästi selline tõsine ja väga raskesti tehtav asi. Et kui inimene näiteks ka 1 päeva või 2 päeva näiteks mingil põhjusel vahele jätab, siis ta peab uuesti otsast alustama. Ja samamoodi siis, see on rohkem detaili selle ümber, aga see on nagu selline kokkuvõtlikult see punkt. Järgmine on see, et kui inimene mingil muul põhjusel väljaspool vahekorda toimub inimese ejakulatsioon ja kui see juhtub tahtliku tegevuse tõttu, siis ka samamoodi paast katkeb. Kui see juhtub tahtmatult, inimene magades ärkab üles ja näeb, et see on juhtunud, siis paast jääb kehtima. Aga ikkagi samamoodi ta peab tegema selle suure rituaalse puhastuse ja hussuli. Nüüd toitainetega eosimises süstid, näiteks mingisugused glükoosi või mida iganes mingid mineraali, mis on nagu toitainet, mida inimesele antakse näiteks kanüüliga või mingit muud moodi, siis see rikub paastu või tühistab selle paastu. Aga näiteks need, meil ei ole mingit toiteväärtust, mingid valuvaigisteid näiteks antakse antibiootikume kuidagi veini kaudu näiteks mingil põhjusel, et see ei riku seda paastu või süsti kaudu näiteks. Vereülekanne samas, kui inimene peaks saama kelleltki vereülekande, siis see rikub muidugi paastu, aga siin on juba tegemist selles mõttes ekstreemse olukorraga, see tähendab, et inimene ramadani ajal peaks keelduma vereülekandes, kui see on tema
ellujäämiseks näiteks vajalik, on ju, aga lihtsalt teeb selle paastupäeva siis hiljem järgi, kui ta terveks saab. Samamoodi, kuidas eesti keeles hea sõna on see nii nagu kuputeraapia, öeldakse eesti keeles on ju võib-olla, või see kupud, kui pannakse ja selle läbi võetakse verd välja. Tänapäeval hästi levinud tegelikult, see on alhamdulillah meie usus olnud juba üle 1400 aasta olemas, aga tänapäeval ka hästi palju sportlased näiteks võib-olla on näha, nagu kellel selja peal on need kupujeeled, kasutatakse ka niimoodi tervise parandamiseks. Aga siis see ka katkestab paastu. Et seda ka peaks silmas pidama. Samuti tahtlik oksendamine, kui inimene tahtlikult mingil põhjusel, tal on võib-olla halb enesetunne, sest tahtlikult kutsub selle oksendamise esile, siis see rikub seda paast. Aga kui see oksendamine juhtub tahtmatult, hakkab inimene lihtsalt hakkab oksele, siis paastab kehtima. Ja selle kohta on ka selge tõend, prohveti sunnas sallallahu alaihi wasallam, men zara'ahu l-qai'u, fala qada'a alayhi, wa men istaqa'a falyaqdi. Kes oksendab tahtmatult, see ei pea oma paastu järele tegema, kuid kes oksendab tahtlikult, see peab selle päeva järele paastuma. Ja samuti menstruatsioon, sünnitusjärgne veritsus ka, sellest on natuke juttu, aga kui see algab naisel, siis üks neist kahest, siis see muudab ka siis paastu kehtetuks, et inimene peab siis, või see naine peab siis hiljem järgi tegema paastupäevad, aga ta ei pea siis järele tegema vahele jäänud palveid, sellest oli juba ka juttu. Jah, ma arvan, et sellega täna ka lõpetame. Me saime selle põhilise natuke nüüd kiirustades küll, aga selle põhilise kõige tähtsama saime kaetud. Subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.